Tervist, terved inimesed, tervist, arukad inimesed ja inimesed, kes on täis valgusenergiat. Sõidan Keilasse, et kohtuda ühe umbusklikuga ehk skeptikuga, nagu nemad ennast eesti keelt vihates või vältides nimetavad. Vaatame, mida see tegelane, see isiksusetu tegelane mulle siis pajatab. Kus ta nüüd on siis nii kaua? Sealt tulebki. On tegelane alles, ta arvab siia kohale. Tere päevast! Võtad peale? Tahan rääkida sulle. Mul on sulle tõsine jutt. Ja, tule sisse. Istu. Olgu. Ja mis sul mulle öelda on? Sa arvad, et sinu koolitus, kus sa käinud oled, et see ülikool, kus sa oled õppinud, siis inimesi ravima ja need kursused, kus sa oled õppinud, siis söömisnõustajaks nõustama inimestele siis neid tooteid, seda sööki, mis tegelikult neid hävitavad ja haigeks teevad. Kuule, ära kihuta nii kõvasti nüüd. Mis sa rollid? Ma hakka pea valutama niimoodi. Võta hoogu maha natuke, üldsegi jää seisma kuskil, ma tahan rääkida. Jää palun seisma, ma tahan rääkida. Olgu, näed. Ja kui punane tuli, räägi. Väheks jääb või? Ja küll, ma keeran siis kõrvale. Ma keeran kõrvale kohe ja kui sa kardad kiirust, kardad rääkida sõiduaeg, et sul pea käib ringi, siis ma soovitan vett juua. Aga olgu, ma keeran kõrvale ja räägi. Vargime ära auto kohe, et sa saaksid rääkida rahulikult. Tere! Tead, ma tahan sulle rääkida seda, et sa oled ikka väga äärmuslik ja sa võtad liiga palju sõna sellel teemal, mis asi tervis on, kuigi sul omalt tegelikult ei ole haridust. Sa pole ise käinud söömisnõustamiskursustel ja muudkui räägid siin inimestele, kuidas peab sööma ja räägid, kuidas peab terve olema. Tead, kas sul häbi ei ole? Ma soovitan sul ükskord suu kinni panna, et sa rohkem sellist jamadust, nagu sa räägid, enam ei levitaks, sest paljud inimesed hakkavad sind kuulama ja loobuvad liha söömisest, loobuvad sellest kuumteatud söögisöömisest ja lõpuks nad jäävad nõrgaks, jäävad haigeks. Ja pealegi, praegu on selline aeg, et vaata, kõik vaktsineerivad ennast, aga sina teed vaktsiine maha. Inimesed, kui ei tee vaktsiine, nad jäävad haigeks. Sellepärast ei tohi Facebookis ega kuskil mujal rääkida sellist asja, et vaktsineerimine on kahjulik. Sina pole seda uurinud, sina pole seda tõestanud, sina ei ole teadlane. Saad aru või? Ja veel, vaata, sa räägid kogu aeg toorest toit, kus siin toit on, näita mulle. Ei ole toitu. Järelikult inimesed peavad ikka sööma midagi keedetud, midagi hautatud, praetud, sest külm on, näed, lumi on maas. Näed sa või? Lumi on maas. Külmetavad inimesed. Sellepärast, et sooja saada, sellepärast on vaja sooja toitu süüa. Vot. Ja pealegi veel, et kui inimesed haigeks jäävad, siis ei saa riskida niimoodi teha, et sa räägid, et lõpetage söömine, hakkake toorest toitu närima, kapsast närima. Ei saa niimoodi, tablette peab võtma, sest antibiootikumid aitavad inimesi terveks saada. See on ära tõestatud, saad aru või? See on tõestatud kõik. Teadlased tõestavad ära selle kõik. Vaata, mida sa räägid üldse inimestele. Ja pealegi, ega ka tervisenaps ei ole üldse kahjulik, nagu sina väidad. Sest kui inimene on ikka natuke külma saanud, siis alati see pisike pits tervisenapsu alati aitab, sest see teeb sees soojaks kõik. Sinu väljaütlemised on niivõrd äärmuslikud, sa oled niivõrd negatiivne, sa oled niivõrd viha täis, kui purskad selle viha välja igale poole sa lobid enda viha ja inimesed tead, sa juba hakkavad sind varsti vihkama sinu viha pärast. Me oleme ikkagi loodud liha sööma. Me peame seda kõike sööma, sellepärast et lihas on jõud ja kui inimesed hakkavad tarbima sinu muru, porgandit närima, kapsalehti närima, siis nad teavad nälga ja need seedu ka, tead jah. Nii et tahtsin sulle öelda, et kui sa veel niimoodi hakkad seal Facebookis kirjutama, siis ma lihtsalt sinuga enam ei suhtle, sest sa oled igavene äärmuslik
negatiivne mölakas. Ja mis sellel poesöögil viga on? Sa kogu aeg kirjutad, et poesöök on mürgine. Kus see mürgid on, seda näita mulle. See on tervisekaitse poolt, see on kõigi poolt tõestatud, et see on ohutu, saad aru või? Ega kõik ei jaksa seda mahetoitu ju osta, see on nii kallis. Kuule mees, mõtle ka. Enamus inimesi käivad tööl, ei saa seda lubada omale, et minna mahepoodi osta 2 korda kallimat sööki omale. Kuule mees, sa oled ikkagi täitsa mõnitaja, sa oled ikka täitsa lapakas, saad aru või? Ja üldsegi, meie mõtted on niivõrd võimsad, et me saame oma kätte abil need mürgid sealt söögist välja võtta, saad aru? Mõte loeb, mitte see ei loe, mis räägib, mingid mürgid on põllule pandud. Need mürke nii vähe esiteks, need on nii ohutud. Aga mõttega saab puhastada sööki ja vaata, kuula, mida kurud räägivad. Kuula, vaata. Et sa ära sellest söögist, poesöögist ka enam räägi midagi, sest kui poesöögist enam asja ei saa, kui inimesed enam poes ei käi, millal nad sööma hakkavad, Ütle mida? Mahepoodides on nii palju süüa üldse või? Ja kas raha nii palju inimestel on? Sa ikka pritsid ikkagi täitsa hoopi tulistad täitsa puusalt. Vot sulle. Lõpeta see ära. Päriselt, lõpeta ära see asi. Ja sa räägid parasiitidest kogu aeg. Et mõtled parasiidid, et inimesed on kasimatta. Kuule, kas sa läbi ei ole? Kasimatta on sisa olla, pesematta. Tead, ega parasiite pole, ega enam pole julgeaeg. Parasiidid, kuule. Sa oled ikka mõnitad inimesed täiega. Sa tahad öelda, et kõik on parasiit täis või? Kus need parasiidid tulevad huvitav siis, Ja miks arstid ei räägi parasiitidest midagi? Kuule, kui inimesed oleks täis parasiite, siis oleks ammu juba arstide löönud häirekella. Ammu oleks juba räägitud igal pool sellest. Saad aru või? Ei ole vaja teha mingit parasiititõrjeid, mingit ei tea, kelle poolt ostetud toodetega ja veel hakata raha maksma selle eest. Sest parasiiti ei ole meil. Meil ei ole parasiite, ei ole näha neid. Kui parasiit on, siis on näha, kuule kõike. Nii et lõpeta see ka ära. Ma ei taha midagi kuulda sellest, et inimene kasimatta on, et on kõik täis parasiite. Ei ole, saad aru, ei ole. Sa muudkui räägid, jooge vett. Kuule, kes selle vett jooma hakkab seal lurpima? Vaata, limonid on ikkagi maitsega. Kuule, milline ajakulu on, hakka lihtsalt nagu vett jooma. Joon selle vett, joon, pärast jookse vetsu vahet enne. Ja mõttega ma panen limoni sama ajaga. Kui ma kõht täis ja ma ei saa limonit juua enam. Ma ei saa muud juua enam, saad aru või? Ma oleks ikka maitset tunda. Mõttega ma joon selle vett, miks maitset ei ole. Siis suhkur panen sisse sinna. Kuule, su veeteooria on ka täielik ulme, kuule, tead. Vett on vaja juua. Ma osan ära puuvilju ja seal on nii palju vett ja joon mahla peale. Poes on mahla küll, ja limonid on ka, nii et ma ei tasu veest ka midagi enam kuula, sellepärast et see on juba liiale läinud. Jooge vett, aga kuule, kus need veed ikka kogu aeg on, et siin käia? Ei ole kuskile, puu alla lähed või? Nii et lõpeta see vee joomise jutt ka ära. See ei ole ka kellegi asi, eriti talvel veel, kui palav üldse ei ole. Nii, see oli siis teooria, mida räägib üks haritud inimene, kes on ära käinud siis ülikoolis ja omandanud seal tarkusi mitmeid aastaid. Bakalaureuse, magistri, doktori kraadid ja mis tal kõik on. Aga olgu, mul on teile küsimus tegelikult, et ma isegi küsisin su käest, ma räägin sulle lihtsalt ära teooria, mis tegelikult vastandub täielikult sellele, mida sina räägid. Sellepärast, et see, mis sa räägid, see on täielik luulu. Kui teie inimesed, kes elate siis selle teooria järgi, mida siis õpetab kaasaegne teadus, väidate, et inimene peab sööma siis liha, peab sööma kuumtöödeldud sööki, ehk minu mõistes siis just sööki, mitte toitu, mis on siis ära hävitatud, kus ei ole vitamiine, ei ole fermente, ehk võõrkeeli siis inglise keeles ensüüme, kus ei ole siis enam loomulikke aminohappeid, sest need kuumusega moonduvad, lagunevad, siis mul on jällegi vastuväide, sest kui te eriti veel sööte liha selleks, et saada jõudu, siis ma saan aru, jah, liha annab jõudu. Aga kui te sööte liha selleks, et saada valku, siis valku saab näiteks nõgedes palju rohkem. See seedub palju paremini, see ei tekita kõdumäda soolestikus ja ei ole põletikke. See ei umista keha, ei tekita kusihapet, ei lõhu liigeseid, ei tummista lihaseid, need ei rebene kunagi. Nii et tegelikult see väide on ümber lükatud, aga mis puudutab siis soojust, nagu te väidate, et talvel ja siis meie kliimas ei saa inimene lihata olla, kuumtöödeldud lurrita, peab jooma ja sööma seda lurri, mis on ära kuumutatud, siis selle kohta ma tahan küsida, et miks siis kõik need, kes siis keedavad sööki,
söövad seda sööki just sellepärast, et saada sooja, käivad ringi nagu kubujussid, sina ka muideks. Kuule vaata, kas sa riides oled. Ja ma ei näe mitte kuskil, et see soe söök, see soe supilurr lihalaiba tükkidega ega ka muud praed, mis iganes kotletid, pannkoogid, tšeburekid, mida te kõik sööte purksidest ja kebaabidest ja soojadest koertest rääkimata. Kõik ei anna teile sooja. Kõik, kes seda söövad, kõik tegelikult käivad ringi nagu kubujussid. Tahad öelda, et ei ole kubujussid või? Sest miks see niimoodi on? See on ju loogiline, et kui ma rääkisin, et aminohapped ei omastu, järelikult nad jäävad kehasse kinni kuskile, nad umistavad vereringet ja veri käi enam ringi nii kiiresti kui vaja on. Seega on rakkudel pidev hapniku nälg. Pole kuulnud sellest, on energiapuudus, sellepärast, et veri kannab edasi eluenergiat ja kui veri ega muud vedelikud ei voola, siis energia liigub. Kõik liigub läbi vee, vesi on kandja. Nii on ka verivedel, kus veega kannab hapnikku ja energiat. Seega kõik teie, kes te sööte kuumtöödelt sööki, te olete seest umbes, sellepärast teil ongi külm kogu aeg. Ja mida rohkem süüa, siis seda kuumtöödelt sööki, seda rohkem te umbe lähete ja seda rohkem te külmetate. Nii et võib muidugi külma vastu võtta sooja supi, süüa ära sooja toidu, mis seest soojendab korraks, kuid pärast umistab ära, veri enam liigu, näpud külmetavad, varbad külmetavad ja olete jälle külmas, peate jälle sööma. Kui sööte õgide sisse seda mürki, seda mürgi põllumajanduslikku jamadust, keha umistub mürkidest ka veel, siis topelt umistus ja mida rohkem te külmetate ja rohkem sööte seda mürgist ollust, seda rohkem te keha umbe läheb, seda rohkem te külmetate ja käib täielik allakerimine. See on tagasilangus. See on täielik tagasilangus. Seega valik on iga ühe enda oma, aga toorest toit omastub, seal on vitamiinid ja just vitamiinidega koos omastuvad ka aminohapped, mis teil muideks ei omastugi, teile neid umistavad keha ja mineraalid, millest siis üldse saatagi oma tervise kokku panna. Ja kes väidab, et alkohol on vajalik, et alkoholiga saab siis sooja, siis alkohol avab nahavoorid, aitab seest inimese sisevarudest välja tuua soojuse nahapinnale, et see kiiresti loovutada külmale. Ehk siis inimene kasutab ära oma sisemise soojavaru ja saab korraks sooja, kuid pärast külmub ära palju kiiremini kui see inimene, kes on kaine. Teeme katse. Tehke katse kuskil ülikoolis, kus teil need ajupesu tegelased, teadlased või kes need iganes on ja vaadake, kumb hakkab ennem külmetama, kas täiesti purus inimene või siis päris kaine inimene, kes pole joonud 6 kuud, on kaine inimene. See, kes jõi kuu tagasi, siis on veel siiamaani purus muideks. Nii et ma lükkan ümber kõik teie teooriad ja seega need tabletid, vaktsiinid, mida te võtate, on sellepärast, et te olete lihtsalt umbes, et te sööte sööki, mida ei ole ette nähtud süüa. Sest need, kes tarbivad mahedat mürkidavat, taimset toorest toitu, need inimesed ei vaja mingit vaktsiine, mingit alumiiniumi, formaldehüüdi ega ülimürgiseid elavaväärsoolasid, kuhu veel sisse on pandud vaktsiinidesse. Sa ei tea seda kindlasti, sa pole uurinud, see ei huvitagi see. Loote, embrüote, reaktsiooni on ka vaja vahest, et vahele süstida. Ja mida puhtam on keha, seda varem reaktsioon. Seega soovitan mitte võtta ka neid vaktsiine, kus sees on embrüod, ehk siis abordijäänuste neerud ja muud elundid on tehtud siis kasulikaks aineteks. Pole kuulda. See maailm on täiesti paupidi. See teadus on täielikult ära solkinud kõik teadmised, mis toimisid. Te olete niimoodi ajupestud, et te ei saa isegi aru, et see, mis te räägite, see kõik on risti vastuolus tegelikkusega.
aga te usute siiralt, et see kõik on toimiv ja sellepärast te oletegi tegelikult ise umbes, teil on ajud umbes, te olete täielikult zombid, sest te vahite ka zombikarpe. Nii et minul ei ole teiega midagi rääkida, et kui tahate, siis ainuke asi, mida ma võin pakkuda, et põdruskatse, tulge kohale, rivistage ära oma edurivi, kõik teadlased, kes on ennast vaktsineerinud, tabletid võtnud, antibiootika sisse võtnud ja teeme põdruskatse. Kutsuge kohale kõik need skeptik.ee tolgused. Ega ma ei oska teile muud nime anda. Ajupessid tolgused ja vaatame siis, kes tegelikult on terve ja kes ainult arvab, et on terve. Ja kelle tervis on maategi lastud, latt on pandud 2 centimeetri kõrgusele ja kelle latt tegelikult on nii kõrgel, et sealt iga tropp, iga skeptik.ee üle hüppa. Nii et siia Bauhausi ostama sealt uued ajud, kui müüakse ja kui ei ole, siis paraku mina sind enam oma autosse võtta. See oli viimane kord, kui sa said siin üldse istuda ja oma seest kõdunevat, mädanevat haisu siin levitada minu autos. Et ole hea astu välja nüüd. Ma pargin ära just, et sul pea ringi käiks. Ja soovitan sul edaspidi peavalu vältimiseks vett juua. Mitte aspiriini võtta, aga juua vett. Siis sa tead, et sinu pea ei valuta ja sa saad sõiduaeg rahulikult väikse kiiruse pealt ka rääkida, nii et sul süda vahe ei ole. Hüvasti. Läks maha tegelane Bauhausis omale uusi ajusid ostma, rauast kolakaid. Loodan, et see tehnokraatlik maailm varsti oskab teha inimestele rauast ajusid, oskab neid sisse monteerida ja inimesed hakkavad vahetama oma ajusid nagu juppe, autojuppe, sest ega need biorobotid on täpselt samasugused robotid nagu raudrobotid. Saab sisse seadistada siis mida iganes ja panna need inimesed mõtlema, rääkima seda, mida selle seadistuse tegija ehk siis võõrkeeles programmeerija soovib. Minul aga ei ole mõtet hakata sõna suhu panema, sest mina räägin seda, mida mina tahan. Mina räägin seda, mida mina tean. Ma räägin seda, mida ma tean, aitavad inimesi, mis aitab tervendada inimkonda, aitab keskkonda puhtana hoida ja mingid teadlased, teadjad, gurud, arstid, kes iganes, kes ise on saanud suure ajupesu, ei ole mulle mingid eeskujud, ei tule mulle ütlema midagi, mida mina pean rääkima. Seega, kui te näete minus viha, siis vaadake peeglisse, mõelge, miks te seda näete. Võib-olla see kõik, mida ma räägin, haagib teiega, midagi teis võngatab ja lühistab, sellepärast minu jutte kuulata ei saagi, ei tahagi, sest teie alateadvus tunneb ära selle, et tegelikult see kõik puhtub teid, et tegelikult olete endid hävitavad olendid, et hävitate endid iga päev tänu sellele teadusele, ajakirjandusele, sellele üldlevinud ühiskondlikule ajupesule. Ja just see teie alateadvuses märku annabki ja seepärast minu peale vihastate ja püüate siis teie enda viha minu peale ümber suunata. Mina ei ole vihane, mina olen lihtsalt ammu loobunud vihastamast. Mul ei ole viha, mul ei ole hirma, mul on loomulikud tunded, see kõik madalsageduslik on eemaldatud ammu juba ja see on teil olemas veel, sest teie olete selles madalas söögis, madalates tablades ja madalas keemias teislikus elus, mis teile kõike seda hirmu, viha ja muud masendust, tülgastust külge poogib. Aga on võimalik teha kannapööre ja minna tagasi loodusesse ja sellega koos ka terveks ning üldsegi varsti juba ellu jääda. Sest kõik on siin niivõrd hävitav, et kõik, kes seda ei tee, paraku hulluvad mahakalmisele. Inimkond on üleliigne, enam ei vajata
maid kaevama. Labidamehi pole vaja enam pole vaja ka töökäsid aastasse, sest kõik on robotiseeritud, automatiseeritud ja seega mass inimesi on jäänud lihtsalt üle ja käib inimeste mahakandmine. Kui inimesi hakata lihtsalt hävitama silmnähtavalt, siis tekivad mäsud, hakkavad möllud, nagu Pariisis praegu on. Kui inimesi kanda maha vaikselt pikkamööda mitmete aastate jooksul, siis inimesed seda ei märka ja ei suuda vastu hakata. Aga ma soovitan hakata märkama seda, et toimub inimkonna mahakandmine ja selle liini pealt, mis inimesi hävingusse veab, lihtsalt maha astuda. Kuulata neid, kellel on rohkem öelda, kui oskavad öelda neid muud ajupestud ja vaadata, kuhu siis see elu, mida te elate, on viinud teisi, kes enne teid lähevad. Ja te märkate, et nii mõnegi sammu kaugusel 5, 7, 12 aasta pärast ootab teid tehes täpselt samu toiminguid, täpselt sama tulemus, samad haigused, mida kõik põevad praegu nägemist.